Tervist! Siin on mõtlemaatika ja meie tänaseks teemaks on funktsioonid ja nende graafikud 7. klassile. Funktsioonid on matemaatilised reeglid, mis seovad omavahel kaks suurust, näiteks ajapunkti ja selle ajahetkel saavutatud kauguse. Graafikud on need visuaalsed kujutised, mis aitavad meil paremini mõista, kuidas üks suurus sõltub teisest. Funktsioonide ja graafikute abil saame lahendada mitmesuguseid probleeme füüsikast majandusteaduseni. Neid kasutatakse näiteks auto liikumise kirjeldamiseks, rahvaarvu muutmise prognoosimiseks või isegi elektrooniliste seadmete töö analüüsimiseks. Ühtlane liikumine tähendab, et keha liigub pideva kiirusega. Selle liikumise graafik on sirge, mis näitab, et kiirus on ajas konstantne. Teeme ühe näidisülesanduse juurde ka. Joonista graafik, kui keha liigub kiirusega 5 meetrit sekundis ja leia, kui kaugele jõuab keha 10 sekundiga. Alustame graafiku joonistamisest ning kui numbrid on peal, saame hakata märkima punkte iga 5 meetri tagant. Keha liigub 10 sekundit ja ta jõuab 50 meetri kaugusele. Liigume edasi nüüd liikumisgraafiku, peatumise ja suunte juurde. Peatumine ja suuna muutmine liiklusgraafikul tähendab, et graafikul on horisontaalsed lõigud ja erineva kaldega lõigud. Teeme ühe näitisülesandese juurde ka. Joonista graafik, kus keha liigub 2 sekundit kiirusega 3 meetrit sekundis, peatub 3 sekundiks ja siis liigub tagasi alguspunkti 4 sekundiga. Alustame graafiku joonistamisest ning kui ka numbrid on peal, saame hakata märkima punkte. Esimesed 2 sekundit liigub ta 3 meetri kaupa, siis on sirge joon 3 sekundiks ja liigub algusesse 4 sekundiga. Liigume edasi nüüd liikumisgraafiku ja selle tõusu juurde. Liikumisgraafiku tõus näitab kiirust. Mida suurem on tõus, seda suurem on kiirus. Teeme ühe näidisülesandese juurde ka. Joonista liikumisgraafik, kui keha liigub kiirusega 4 meetrit sekundis ja arvuta selle graafiku tõus. Kui graafik on valmis, paneme iga sekundi järel punkti 4 meetri kaugusele. Siin piisab 3 punktist ja vaatame 2 punkti Y-telje vahet, milleks on 4 meetrit. Ja see ongi tõus. Liigume edasi liikumise kiiruse, valemite ja ühikute juurde. Kiiruse valem on kaugus jagatud ajaga. Kiirust mõõdetakse tavaliselt meetrites sekundis. Teeme ühe näidisülesande see juurde ka. Kui kehal läbib 50 meetrit 10 sekundiga, leia selle kiirus. Sisestame numbrid meie algsesse valemisse ja jagades saame vastuseks 5 meetrit sekundis. Liigume edasi võrdelise seose juurde. Võrdeline seos tähendab, et üks suurus on teise suuruse konstantne kordne. Näiteks, kui kiirus on konstantne, siis läbitud kaugus on võrdeline ajaga. Teeme ühe näidisülesandese juurde ka. Kui keha liigub kiirusega 6 meetrit sekundis, leia kaugus, mis keha läbib 5 sekundiga. Siin samuti peame kasutama kiiruse valemit, aga sellest peame eraldama kauguse ehk S-i. Siis korrutame 6 15 ja saame 90 meetrit. Liigume edasi võrdelise seose graafiku juurde. Võrdelise seose graafik on sirge, mis läbib 0 punkti 0, 0. Teeme ühe näidisülesandese juurde ka. Joonista graafik keha liikumise kohta, mis liigub kiirusega 7 meetrit sekundis. Teeme jällegi graafiku ja lisame vajalikud väärtused. Hakkame punkte panema iga 7 meetri järel ja see ongi kõik. Liigume edasi lineaarfunktsiooni ja selle graafiku juurde. Lineaarfunktsioon on funktsioon, mis on kujul y võrdub mx pluss b, kus m on tõus ja b on allkoordinaat. Teeme ühe näidisülesandese juurde ka. Joonista graafik funktsiooni jaoks y võrdub 2x pluss 3. Siin on meil jällegi graafik olemas ning et leida, missugune joonis meil tuleb, võtame 3x väärtust, mis sisestame funktsiooni. Alustame nullist, siis tuleb y väärtus 3, ühe kulul tuleb väärtus 5 ja 2 korral tuleb y väärtus 7. Lisame need joonisele ja see ongi kõik. Liigume edasi nüüd sirge joonistamise juurde 2 punkti järgi. Sirget saab joonistada, kui on teada 2 punkti, mis sellel sirgel asuvad. Teeme ühe näidisülesande see juurde ka. Joonista sirge, mis läbib punkte 1, 2 ja 4, 8. Kui meil on graafik olemas, otsime mõlema punkti asukohad, märgime need ning pärast ka siis ühendame. Liigume edasi sirge joonistamise juurde nihet kasutades. Nihe tähendab, et sirge tõstetakse üles või alla, lähtudes allkoordinaadist. Teeme ühe näidisülesandese juurde ka. Joonista sirge, mille tõus on 3 ja mis läbib punkti 0 ja 5. Jällegi saame siin kasutada valemit y võrdub mx pluss b, kus 3 on m
ja B on 5. Võtame jällegi 3 x-i väärtust ning leiame nendega y asukohad. Kui need on leitud, siis saame tõmmata sirge läbi. Liigume edasi sirge joonestamise juurde tõusu ja allkoordinaadi järgi. Tõus M ja allkoordinaat B määravad sirge täpse kuju ja positsiooni graafikul. Teeme ühe näidisülesande siia juurde ka. Joonista sirge, mille tõus on -2 ja allkoordinaat 4. Jällegi saame siin kasutada valemit y võrdub mx plus b, kus -2 on m ja b on 4. Võtame jällegi 3 x-i väärtust ning leiame nendega y asukohad. Kui need on leitud, siis saame tõmmata sirge läbi. Liigume edasi lineaarfunktsiooni graafiku juurde. Lineaarfunktsiooni graafik on sirge, mille tõus ja allkoordinaat määravad selle positsiooni ja kuju. Teeme ühe näidisülesande siia juurde ka. Joonista graafik funktsiooni jaoks y võrdub -x plus 6. Siin on täiesti samamoodi. Võtame esimesed 3 x-i väärtust ja leiame nendega y väärtused. Kui kõik on leitud, siis tõmbame joone läbi punktide. Liigume edasi viimase teema ehk pöördvõrdelise seose ja selle graafiku juurde. Pöördvõrdeline seos tähendab, et üks suurus suureneb samal ajal, kui teine väheneb. Graafik on hüperbool. Teeme ühe näidisülesande siia juurde ka. Joonista graafik funktsiooni jaoks y võrdub 12 jagatud x-iga. Hüperbooli graafikut tehes pead ka negatiivsed arve lisama graafikule. Siin võtame x-i väärtusteks -2 kuni 2. Arvutame punktid välja ning lisame graafikule. Nagu näha, tuleb graafik U-kujuga. Selleks sai meie tänane teema läbi ning loodan, et õppisite midagi uut selleks korraks. Kindlasti laikige ja visake tellimus meie kanalile, et mitte magada maha uusi videoid. Näeme juba järgmises videos.